Tervist! Ma olen enim kasutatavast ja enim uuritud sportlikust toidulisandist kreatiinist, tavaliselt kreatiinmonohüdraadi näol teinud videoid palju. Ma isegi ütleksin, et see on üks minu kanali peamisi teemasid, aga seni olen ma kirjeldanud positiivset mõju ikkagi pigem lühiajalisena. Olgu see siis näiteks lihasjõud või lihasmassi jõutreeningu tulemusena parem ööuni, parem vaimne võimekus, väiksemad väsimusnäitajad ja muud samalaadsed asjad. Aga täna ma räägin sulle teadustööst, mis viitab tugevalt selles suunas, et see, kui palju on sinu igapäevases toidus kreatiini, võib olla otseses seoses sellega, kui pikalt sa tõenäoliselt elad. No see on täiesti next level, on ju? Ja see teadustöö, millest ma räägin, seal uuriti täpsemalt, kas ja mil määral on igapäevases toidus sisalduva kreatiini kogus seotud inimese bioloogilise vananemisega. Mis ei ole siis mitte see eluaastate number, mis tuleneb su sünniaastast, mis on passis, vaid see peegeldab seda, millises konditsioonis ja kui kulunud on su keha raku tasemel tegelikult. Ja ühtlasi see loomulikult ka prognoosib seda, kui pikalt on sul jäänud veel elada. Ja teadustöö on siin ning selles analüüsiti kokku 4983 inimese andmeid ja nende inimeste keskmine vanus oli 67,6 eluaastat. Täpsemalt öeldes seostati siis uuringus seda, kui palju inimene söögiga sisuliselt ainult loomsest toidust pärinevat kreatiini kätte saab, 2 DNA metülatsioonipõhise ja epigeneetilise suremusindeksiga, mis kannavad kurja kuulutavaid nimesid GrimH-Mort ja GrimH2-Mort. Ja kuigi need nimed kõlavad tõesti nii, nagu oleks tegemist 2 vähetuntud kõrvaltegelasega, kusjuures kurja kõrvaltegelasega, Terry Pratchetti Kette maailma raamatutest on tegelikult lihtsalt teadlaste välja töötatud bioloogilise vananemise ja surmariski indeksid ehk siis markerid. Ja enne seda, kui ma räägin, kas ja kui suur mõju kreatiinil oli, tuleks äkki mõned väljendid, mida ma just kasutasin lahti seletada, näiteks epigeneetika ja DNA metülatsioon. Igapäevaelus enamik meist neid väljendeid, ma arvan, just ülemäära palju ei kasuta. Epigeneetika on bioloogia haru, mis uurib, kuidas geenide aktiivsus muutub ilma DNA järjestust muutmata. Ehk siis tegemist on süsteemiga, mis ütleb geenidele, millal, kus ja kui palju töötada. Ja see on omakorda seotud sellega, millised on sinu käitumis- ja toitumisharjumused ja elukeskkond. Ütleme näiteks see, kas sa elad vahetult radioaktiivsete jäätmete hoidla läheduses või mitte. Sisuliselt on siis tegemist omalaadse bioloogilise mäluga ja epigeneetilised häired on seotud paljude haigustega ja ka vananemisega. DNA metülatsioon on peamine meetod või instrument, mille kaudu ja abiga epigeneetika töötab. Selle käigus lisatakse DNA teatud osakestele metüülrühme, mis siis muudab seda, kuidas antud geen käitub. Korrektne DNA metülatsioon tagab raku normaalse arengu ja genoomi stabiilsuse ja säilitab raku identiteeti, ehk siis tekitab eelistatava olukorra, kus maksarakk sinu kehas jääb maksarakuks ja neuron jääb neuroniks. Kui inimene elab ebatervislikku elu ja tegelikult ka kui ta vananeb, siis hakkab see süsteem vaikselt streikima, genoom muutub ebastabiilseks ja rakku tabavad igasugused häired, mis avalduvad inimestel haigustena. Ja natukene täpsemalt lahti seletamist vajavad ilmselt ka GrimH-Mort ja GrimH2-Mort. Tegemist on epigeneetiliste indeksite või markeritega, mis kasutavad su bioloogilise vanuse ja su organismi kulumisastme ja seega ka surmariski hindamiseks seda sama DNA metülatsiooni mustrit vererakkudes. Ja need mustrid on hästi universaalsed ehk siis kõigil inimestel samasugused ja seetõttu on need markerid surmariski hindamisel nii täpsed, et mina isiklikult ei julgeks never ever sellist testi teha. Sest muidu sa pead võib-olla seina peal kalendrisse ringi tõmbama ühele päeval ümber ja mõtle, kui hull, kui see päev on selles aastas. Okei. Nüüd on meil taustateadmised olemas, me kõik oleme tublisti targemad kui enne ja me saame minna selle juurde, mis meid tegelikult huvitab, ehk siis tulemuste juurde. Lihtsas eesti keeles öeldes vähendas toiduga saadav kreatiin
tuvastatud seose põhjal surmariski nii lihtsalt andmeid võrreldes, siis kui võeti arvesse demograafilised näitajad, näiteks sugu, haridus ja leibkonna sissetulek, ja ka siis, kui võeti arvesse üldine toitumine. Kreatiini positiivne mõju oli mõõdukas, aga selgelt ja mõõdetavalt olemas. Väga oluline oli ka tuvastatud seos, et mida enam on sinu toidus kreatiini, seda madalam on GreenMage Morti ja GreenMage 2 Morti kohaselt sinu surmarisk ja seda madalam nende kohaselt sinu bioloogiline vanus. Uuringu kokkuvõttes märgivadki uurijad, et suurem toidust saadav kreatiini tarbimine on seotud bioloogilise vanuse kiirenemise vähenemisega ja madalama suremusriskiga, nagu seda hindavad epigeneetilised biomarkerid. Ja need tulemused rõhutavad uurijate sõnul kreatiini potentsiaali muudetava toitumistegurina, mis võib toetada tervislikku vananemist ja pikaealisust. Siinkohal on ilmselt mõistlik selgitada, et kreatiini sünteesib inimese keha ka ise ja seda suurusjärgus, ütleme 1–2 grammi päevas, aga lisaks tuleks meil seda saada igapäevasest toidust. Reeglina näiteks on taimetoitlastel keha kreatiini tase üsna madal ja selle põhjuseks ongi see, et kreatiini leidub olulistes kogustes ainult loomsetes toiduainetes. Toidulisandina on kreatiin peamiselt kreatiinmonohüdraadi näol väga levinud ja laialt kasutatav ja seda võib osta ka keskmisest toidupoest. Kui me peame eesmärgiks paremat sooritust jõusaalis, siis on päevane soovitav kogus tavaliselt 3–5 grammi ja kui eesmärgiks on positiivne mõju vaimsele võimekusele ja tervisele ehk siis ajule, siis peaks üldise arvamuse kohaselt päevas tarvitama umbes 10 grammi kreatiini. Aga nüüd tagasi uuringu juurde ja küsime, mida see siis tähendab ja mida sellest igapäevaellu kaasa võtta. Esmalt see, mis antud uuringus tuvastati, oli seos, mitte põhjuslikkus. Ehk siis me näeme, et kreatiin on tugevalt seotud madalama bioloogilise vanuse ja surmariskiga, aga me ei saa selle uuringu põhjal väita, et kreatiin põhjustab seda. Teiseks, uuringus vaadeldi toiduga saadava kreatiini mõju bioloogilisele vanusele ja surmariskile, mitte aga toidulisandina tarvitatava kreatiini sama mõju. Aga tegelikult ma usun, et võime siin suhteliselt rahuliku südamega kahe vahele võrdusmärgi tõmmata, sest me teame, et inimese keha omastab kreatiini laias laastus sama edukalt nii toidust kui ka toidulisandist ja peamiseks vaheks on see, et toidust omastatakse seda pisut aeglasemalt ja toidulisandi korral saabub omastamise tipp kiiremini ehk siis tegelikult tulemus on natukene kiirem, aga omastatav kogus on üldiselt samas suurusjärgus. Ka nägime me uuringust, et mida suurem oli tarvitatava kreatiini kogus, seda positiivsemalt see mõjus ja lisaks teame me, et toiduga ja toidulisandina tarvitatav kreatiin jõuab täpselt ühtemoodi efektiivselt meie vereringesse ja sealt kudedesse, kus see reaalselt leiab kasutust ja vähendab seeläbi organismi enesevajadust kreatiini ise sünteesida. Ja kolmandaks, uuringus tuvastati seos toiduga tarvitatava kreatiini ja korduvalt mainitud näitajate vahel, ent me ei saa olla kindlad, et see seos on põhjustatud peamiselt või ainult kreatiinist. Nii näiteks teoorias, ütleme nii, võiks bioloogilist vanust alandada ja surmariski vähendada näiteks hoopis loomses toidus sisalduv hea kvaliteediga valk või miski muu, mida taimses toidus leidub vähe või ei leidu üldse. Näiteks, kui valgust rääkida, siis me teame, et loomsel valgul on võrreldes taimse valguga parem aminohappe profiil. Seal on tavaliselt enam võtme aminohapet leutsiini ja selle omastatavus on parem. Mis tõttu pole ime, et meil on olemas ka uuringuid, kus selgub, et kõrgemas vanuses alandab surmariski just nimelt loomne valk, aga mitte taimne valk. Kui ma võtan kokku kõik, mida me tänapäeval kreatiini kohta teame, siis ma tegelikult julgen ikkagi üsna julgelt välja hõigata, et kreatiinil on kindlasti olemas eraldiseisev ja oluline positiivne mõju bioloogilisele vanusele ja surmariski alandamisele. Sest kõigele muule lisaks on meil olemas paar väga hästi kindlaks tehtud mehhanismi, mis näitavad, kuidas mainitud positiivsed mõjud tekivad ja ma võtan ette 3 sellist mehhanismi ja räägin neist natukene pikemalt, aga neid on tegelikult rohkem. Aga esiteks teame me tänapäeval hästi,
et paljud haigused, sealhulgas ajuhaigused, ainevahetushaigused ja ka südame-veresoonkonna haigused on seotud ja osaliselt ka põhjustatud rakkude energiavahetuse häiretest. Ja siin on kreatiin otseseks abiks, sest kiirendab üldiselt ja eriti ka stressirohkes olukorras organismi peamise nii-öelda energiavaluuta ehk adenosiin-trifosfaadi ehk ATP tootmist. Ehk siis see vähendab oluliselt ohtu, et su keha, näiteks su aju, jääb kriitilisel hetkel energiapuudusesse, koos kõigi sellest tulenevate lühi- ja pikaajaliste negatiivsete mõjudega. Teiseks, nagu ma ütlesin, sünteesib kreatiini ka inimese organism, aga selleks kasutatakse ühendit nimega S-adenosüülmetioniin, mida tuntakse õnneks tavaliselt palju lühema nimetuse SAM all. Ja kui sa nüüd meenutad, mida ma rääkisin DNA metülatsiooni tähtsusest, siis on antud kontekstis oluline, et sedasama SAM-i kasutab organism ka just nimelt metülatsiooniks. Ja kui me saame toiduga või toidulisandina piisavalt kreatiini, siis hoiame me seda SAM-i kokku ja seda kasutatakse teisteks olulisteks asjadeks, näiteks meie bioloogilise vananemise aeglustamiseks üldiselt. Ja see mõju, kui me võtame kreatiini, võib olla päris suur, sest erinevatel hinnangutel kulutab inimese keha kreatiini sünteesiks 40–70% tolle SAM-i kogu hulgast. Ja kolmandaks, ja see on personaaltreenerina muidugi minu lemmik, kreatiini tarvitamine toidulisandina aitab parandada lihastreeningu tulemusi ja suuremad ja tugevamad lihased parandavad muuhulgas glükoosi kontrolli, vähendavad teist tüüpi diabeedi riski, parandavad südametervist, igapäevast hakkama saamist, eriti kõrgemas vanuses, mõjuvad hästi vaimsele võimekusele ja tervisele, parandavad unekvaliteeti ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Nii et tegelikult, kui lihastreening oleks tablett, siis sa võtaksid seda iga päev vähemalt hommikul ja õhtul. Ja kokkuvõtteks veel kord, antud uuringus tuvastati seos, mitte põhjuslikkus. Aga kui võtta arvesse kõik, mida me juba varasemast kreatiini kohta teame ja tõsiasi, et meil on võimalik teaduspõhiselt välja pakkuda arvukaid mehhanisme, mis näitavad, kuidas kreatiin võib olla seotud madalama bioloogilise vanuse ja madalama surmariskiga. Ja veel lisaks, kui me peame meeles, et vaatamata sellele, et kreatiini on toidulisandina uuritud, sõna otseses mõttes tuhandetes väga head tasemel teadusuuringutes, aga sellel ei ole leitud olevat mitte mingisugust tõsist negatiivset kõrvaltoimet, siis peaks ausalt öeldes igapäevane kreatiiniports olema kohustuslik. Ja selle näol on tegemist ühe kõige lihtsama ja odavama meetodiga tõsta oma elukvaliteeti ja tervisenäitajaid. Jõusaalis näeme!